Kõigi aegade kõige šokeerivama üllatusena selgus, et Erika Kirk teadis tegelikult paremini, mida tema abikaasa soovis, kui tema võõrdunud sõber Candice Owens, kes on teeninud Charlie Kirki surma ja hullumeelsete vandenõuteooriate levitamisega kõvasti raha. Ja sel nädalal ütles Erika Kirk: tead mis? Küllalt, ma tulen su järele. Ja suurel Turning Point USA naisteüritusel tegi ta midagi, mida keegi ei osanud oodata. Aga kui me oleksime kainelt mõelnud, oleksime kõik pidanud aru saama, et see oli ilmne. Ta suudab taaskord kõik Candice Owensi valed ümber lükata. See üritus ei möödunud muidugi ka draamata. Ma mõtlen, mis pani Erika Kirki niimoodi reageerima? Vaata seda nägu. Vaata tema nägu. Me jõuame täpselt selleni, mida protestija selles kommentaaris ütles ja kuidas Erika Kirk vastas, sest nagu alati on ta elegantne, ta on armuline, ta teab täpselt, mida ta teeb ja ta on Candice Owensist kilomeetri võrra ees. Ja ma tõesti täiesti ja tohutult arvan, et see naine on geniaalne ja imeline ning teeb väga head tööd pärast täiesti hullumeelset sündmust. Ta ei ole mitte ainult kaotanud oma elu armastuse, Charlie Kirki, kes oli nii erakordne isiksus, vaid ta on olnud ka pöörase meediatormi keskmes selle Turning Point USA ürituse ajal. Muidugi olid väljas hullumeelsed vasakpoolsed provokaatorid, kes mingil põhjusel arvasid, et oleks sobilik taas lavastada Charlie Kirki mahalaskmist. Ja see ei tule kellelegi meist üllatusena, sest need vasakpoolsed on psühhootilised ja neil oleks vaja oma ajaga midagi paremat peale hakata ning nad lihtsalt ei talu edukat üritust. Aga vaatame, mis tegelikult juhtus. Tere tulemast saatesse Pushback. Mina olen teie saatejuht Meira Ka. Kindlasti vajuta tellimisnuppu, et seda videot sõbraga jagada ja hoogu juurde anda, sest usu või mitte, meil on kõigest toimuvast juba küllalt, seega me astume vastu. Ja kui sa tahad osa saada, oleks meil väga hea meel sind kaasata. Siin on video, mis läks täiesti viraalseks, kus keegi otsustas sellel üritusel Erika välja kutsuda. Ja ta otsustab taas Candice Owensit hävitada. Vaatame, mis juhtub. Ja on oluline meeles pidada, et õnn tuleb ja läheb. See on nii üürike, aga issanda rõõm peab kõigele vastu. Erika Kukk kaitseb pedofiile. Okei, kui sa aru ei saa, siis pedofiilid on juudid, bla 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 bla, igav. Kas sa näed tema nägu? Milline legend? Selle asemel, et öelda, jah, ma teen seda. Aitäh, et ütlesid maailmale tõe selle kohta, kes ma olen. Ma astun tagasi. Ta nagu kuula tema vastust. See on geniaalne. On oluline meeles pidada, et õnn tuleb ja läheb. Ja ma palvetan, et sina leiad selle. Aamen. Milline elegantne vastus elegantselt naiselt. On oluline meeles pidada, et õnn tuleb ja läheb ja ma loodan, et sa leiad selle. See on meil tõdatus kõigile, et kui seal on nii palju vihkajaid, siis tegelikult näitab see palju rohkem nende vaimset ebastabiilsust kui sinu enda probleeme. Nii et kui keegi siin vihkab, siis pea meeles, et nad võiksid oma aega kasutada oma elu ülesehitamiseks. Selle asemel keskenduvad nad sellele, et olla väelad. Tundub, et see on rohkem nende probleem kui sinu oma. Ja ma arvan, et Erika on selle hästi selgeks saanud. Vaata, kui palju nad teda armastavad. Mõelda vaid, et ta on internetis olnud, kus teda on hävitanud Candice ja sellised nagu Tucker Carlson. Me räägime sellest veel. Mees, kes oli ilmselgelt parim sõber Charlie Kirki ja teistega, on valmis oma naised täiesti hävitama. Nii piinlik. Aga vaata, kui väga inimesed teda tegelikult armastavad ja temast hoolivad. See on oluline hetk. Armastan teid, kallid. See on oluline hetk, sest see näitas, et truudus annab elule tähenduse. Ja me peame palvetama oma vaenlaste ja nende eest, kes ei tunne, et nende elul oleks tähendus. Ma ei tea, miks ta seda ütleks, kui sa tegelikult vaatad neid kaadreid inimestest, kes on väljaseks. Ja nagu Riley Gaines, ma ei tea, kas te kõik olete temaga tuttavad, ta on see ujuja, kes sinna läks. Ma ei tea, kas ta on olümpiaujuja. Ta on professionaalne ujuja ja ta oli see, kes võitles transsooliste spordiõiguste eest. Ta võistles mehega, Lia Thomasiga, kes lõpuks ta võitis, sest ta oli mees. Igatahes, mis iganes, ta kirjutas nii.
sul on liiga palju vaba aega. Kui sul on keskealised, ilmselgelt ümarad mehed, kes veedavad ilusa laupäeva hommiku protestides ühe 20-ndates naise vastu, öeldes, et oleks pidanud 4 aastat tagasi kiiremini ujuma, sest ta ei tahtnud, et mees oleks riietusruumis, minge teraapiasse. Ja nad nagu osutavad hulludele vasakpoolsetele. Ma mõtlen vaata neid, kes on sellele üritusele kohale tulnud. Nii katki. Siia on praegu üles seatud. Lihtsalt kõigile teadmiseks. Vesi on siin. Aga asi on selles, eks, rohkem kui need hullud vasakpoolsed, kellest me kõik teame, et nad on muutunud mitte ainult Turning Point USA, vaid kogu parempoolse liikumise vaenlasteks, on praegu parempoolse liikumise ja Turning Point USA ning Erika jaoks tõelised vaenlased, need inimesed, kes teesklevad, et nad on selle nägu, nagu Candice Owens ja Tucker Carlson. Kui me saime aru, et selles saates saab meie täiskohaga töö, mõistime, et vajame sponsoreid, aga ma olin kindel, et reklaamime ainult neid asju, mis on meie jälgijatele kasulikud. Oleme otsinud ettevõtteid, mis tõesti parandaksid teie elu. Ja Chapter oli üks meie esimestest valikutest. Ma ei pea teile ütlema, et Medicare on problemaatiline ja kallis ja see häirib mind väga, aga just sellepärast Chapter olemas ongi. Ja palun öelge mulle, et olete hakanud neid kasutama, sest nemad aitavad teil valida plaani, mis tõesti teile sobib, mitte seda, mis nõustajatele kasu toob. Kasutajad säästavad keskmiselt üle $1100. Kõne neile on tasuta. See võtab umbes 20 minutit ja võib säästa teile või teie lähedasele palju raha ja stressi. Nii et helistage Chapterile numbril 610 68 03337, see on 610 683 1037. Ja tuitage The Pushbacki, kui te juba sellega tegelete. Turning Point USA inimesed, naised, tõelised konservatiivid, ei valmistanud pettumust ja tulid kohale nii, nagu kohe näitame, mida Candice Owens keeldus täielikult tegemast. Ja sama teeb ka Tucker Carlson. Lubage mul nüüd väga julgelt välja astuda. Teine Moosese 22:22. Te ei tohi teha liiga ühelegi lesknaisele ega vaeslapsele. Kui te neile kuidagi liiga teete ja nad hüüavad minu poole, Siis ma kindlasti kuulen nende appihüüdu ja mu viha süttib põlema. See tuleb taas Dana Lashilt, teiselt poliitiliselt kommentaatorilt, kellel on tegelikult natuke mõistust ja keda tasub kuulata. Aga ta alustab, ma ei tea, kas ta alustab seda, aga ta peab kõnet ja ütleb, kuulge, see on sõna otseses mõttes piibli põhitõde. Me ei tee leskedele liiga. Ja kui sa oled seal väljas ja teeskled, et oled kristlane või midagi sellist ning teed sellist kahju, siis häbi sulle. Tuletan meelde, et Erika kasutab seda sündmust, et videos, mille juurde me kohe jõuame, loodetavasti minuti pärast, täielikult Candice Owensit igal võimalikul moel maatasa teha. Aga Tucker Carlsonis, see imeline, vastik ja katastroofiline mees, on otsustanud, et tal on täiesti sobilik kasutada oma platvormi, et minna ka Erika Kupi kallale. Tuletan meelde, et kui Charlie Kirk tapeti, oli tema ümber selle ajal tohutu poleemika, sest ta ütles, et usub sõnavabadusse kõiges ja tahtis Tucker Carlsonile edasi kõlapinda anda, kuna Tucker Carlson oli tema sõber. Ja Tucker Carlson hakkas sel ajal tõesti muutuma. Oli üha selgem, et ta muutus aina rohkem ja rohkem ja rohkem. Ja inimesed avaldasid Charlie Kirkile suurt survet, et ta ei annaks talle platvormi, sest nad uskusid, nagu me nüüd üsna ilmselgelt näeme, et see ei ole keegi, kes tegelikult näitaks või esindaks parempoolset liikumist. See on keegi, kes teeb midagi tõeliselt ohtlikku. Näiteks propageerib šariaadi seadust öeldes, et Charlie Kirk oli iseenda vastu. Vaadake, kuidas see mees, keda Charlie Kirk oma viimaste tegudega enne mõrvamist viimastel päevadel toetas ja kaitses. Vaadake, kuidas ta kaitseb oma naist. See on lavastus ja sul ei ole lubatud selle kohta küsimusi esitada ja kui sa seda teed, siis ründad sa leinavat leske. Ja see on jälle. Millal Jackie O kunagi ütles, et lõpetage uurimine, lõpetage. Lõpetage uurimine, kes tappis mu abikaasa. Mitte kunagi. See ei ole see, mis tegelikult juhtub ja muide, nii ei leinata. Ma mäletan, kui mu isa suri, ostis mu ema kohe kuldse litritega pükskostüümi, hakkas säraküünlaid kaasas kandma ja T-särke müüma. Ja mu sõbrad küsisid, Jimmy, mis su emaga toimub? Ma ütlesin, ta leinab. Nii et ma lihtsalt jätan selle siia. See on Jimmy Dore, kes on vastik inimene, nagu te ilmselt aru saate, ja kes otsustab, et tema on see, kes teab leinamisest kõige rohkem. See on tema, see on maailma leinamise ekspert. Keegi ei tea paremini, kuidas leinata kui Jimmy Dore. Ja tal on õigus minna ja kritiseerida iga leinavat leske selle eest, kuidas ta asju tegi. Vaata, ma ei ütle, et see poleks olnud veider, et ta kandis sädelevaid pükse. Ja see pole ka imelik, et ta kohe oma ametisse astus. Selles on midagi natuke ebamugavat. Aga mida ma tean, on see, et iga inimene leinab erinevalt. Ja on selge, et Erika Kirki leinamise viis on öelda, ma ei luba, et Charlie sureb, ei tema vaim ega tema missioon. Ja seetõttu pühendab ta end täielikult sellele. Kas see on mingi ehituse vorm? Ma ei tea, võib-olla. Aga nii ta sellega toime tulebki. See toimub nüüd Tucker Carlsoni saates ja ta lihtsalt ei reageeri.
ta on vait, kui ta teeb neid vastikuid kommentaare Erika Cooki kohta. Ja see tuletab meile meelde, kellega meil tegemist on, sest inimesed, kellega me selles olukorras kokku puutume, on hullumeelsed. Selle video tegelik põhjus, nagu ma teile kõigile meenutan, on põhimõtteliselt see, et Candace Owens on väitnud, et Erika Cookil ei ole õigust juhtida Turning Point USA-d. Et ta valetab, et Charlie ei tahtnud, et tema oleks Turning Point USA määratud juht. Et see on katastroof. Kas Erika Cookil on võimeid ja oskusi juhtida Turning Point USA-d? Tegelikult ma ei tea. Ausalt öeldes ei ole see minu asi. Aga kui Charlie Kirk oleks öelnud, et tema peaks olema see inimene, siis see lükkab ümber kõik Candace'i teooriad, et ta ei öelnud seda, et ta valetab ja manipuleerib. Igatahes, ma lasen teil endil otsustada, kas Charlie Kirk arvas, et Erika peaks olema määratud juht või kas Erika lihtsalt mõtles selle välja, sest ta on võimu ihaleja ja võib-olla kavandas Charlie mõrva. Kõige tähtsam suhe sinu elus on see, mis sul on oma issanda ja päästja Jeesus Kristusega. Tema kirg oli minu kirg ja nüüd on tema missioon minu missioon. Kui minuga midagi juhtub, määran oma naise Turning Point USA juhtima. Erika teeks suurepärast tööd. Kõige tähtsam suhe. See ongi, mu sõbrad. See on sõna otseses mõttes otse teie ees. Mina kaamera ees, inimeste ees nimetan oma naise Erika Cooki Turning Point USA juhiks. Ma arvan, et ta teeks suurepärast tööd. Nii, tehtud. Lihtne, kerge, otse, seal. Fakt. Aga siin on asi Candace Owensi ja Tucker Carlsonsiga. Nemad ei tegele faktidega. Nemad levitavad vandenõuteooriaid. Nagu Seth Dillon, kes on üks Babylon Bee omanikke, kirjutas, ei tähenda tõendid midagi nendele valetajatele, kes seda elatise nimel piinavad. Nad ütlevad, et see oli nali või tugevalt manipuleeritud või tehisintellekti poolt loodud või et see andis talle motiivi. Tõendites saab veenduda ainult siis, kui sind huvitab tõde. Ja ma ei usu, et me oleksime kunagi näinud klassikalisemat näidet inimestest, keda tõde ei huvita, kui Candace'id ja Tuckerid selles maailmas. Ja Erika, kes on selgelt inimene, keda tõde huvitab, ei anna alla. Ja nii tegid nad sellel suurel üritusel midagi tohutut, mis mulle väga meeldib. Loomulikult oli sellel üritusel ka teisi suurepäraseid hetki, kus nad kritiseerisid vasakpoolseid ja tuletasid inimestele selle tähtsust meelde. Aga peamine asi, mis siin juhtus, oli see, et teda süüdistati pedofiilide toetajana, mille peale tema vastus pani interneti lihtsalt nõutult reageerima. Ta oli nagu, olgu, te kõik olete hullud. Aga, mis veelgi tähtsam, ta tuli taas välja faktiga, et ümber lükata Candace'i väiteid. Nüüd, kas need hullud inimesed, kes ikka veel kuulavad Candace'it, tunnevad üldse huvi faktide vastu? Ei, nad ei tunne. Neid ei huvita, neid pole kunagi huvitanud. Sest kui neid huvitaksid faktid, oleksid nad üsna kiiresti aru saanud, nagu meiegi, et Candace Owens on täielik valetaja ja teeb kõike ainult vaatamiste pärast. Ja loomulikult on see juba alanud. See kõik on tehisintellekti poolt loodud, bla bla bla, kogu see jama. Aga mida me selgelt teame ja mida kõik näevad, on see, et Charlie tahtis, et tema naine, keda ta tohutult armastas, oleks Turning Point USA juht. Kas tal oli õigus? Kas ta eksis? Kes? Olgu, see oli see, mida ta tahtis. Ja seetõttu austame seda, sest see oli Charlie Kirki asi. See oli Charlie Kirki elumissioon. See oli tema organisatsioon. Ja seetõttu saab selleks see, kelle tema välja valib. Ja Erikal on vedanud, sest ta on andnud talle eluaegse missiooni, mille eest võidelda ja edasi minna. Kas ta jääb sellele ametikohale igaveseks? Kes teab? Kas ta peab jätkuvalt seisma parempoolsete vastu, kes hävitavad parempoolseid, selle asemel, et tegeleda vasakpoolsetega, kes on lihtsalt hullumeelsed? Jah, ta peab ja ma usun, et ta jätkab seda ka edaspidi. Ja sellega seoses aitäh, et sellele teemale tähelepanu pöörasite. Ja väike meeldutuletus kõigile meie vaatajatele. Tõde võidab alati ja Jumal on suur. Ja mitte miski ei peata meid, kui me õpime vastu astuma.